No tšau! Ühesõnaga esmaspäev, 16. juuni. Jõudsime maale. Tegelikult meil on siis puhkuseplaan. Telkida ei olla, aga kurat on vaja tööd ka teha ja ei ole nüüd kaua niitmas käinud. Siis enne ei saa loodusesse minna, kui tuleb siin korralikult igalt poolt ära niita. Ei teagi. Ilm on ka selline nagu ta on, et täna on 16. juuni, lubab veel viimast päeva jälle ilusat. Varem ei jõudnud siia. Ida-Virumaal oleme siis. Ja noh, mis sa teed? Homme hakkab jälle sadama ja tuleb ära teha see. Ega me siin muidu midagi ära ei tee selle suurema vihmaga, et tuleb täna siin veel, mis see kell on, 6 läbi natuke, tuleb ära teha. Aga see selleks, mis siin ikka, sääsed ja tihud hoiavad siin töös. Siin on neid hästi palju. Näete, kus on kurat suur ilus kärnkon. Näete. Aga jah, ühesõnaga meie ikkagi oleme mitu ööd ka nüüd looduses. Selleks sai auto üksjagu asju täis pakitud. Uusi asju on ka, et selle panen ma nüüd kiiresti tööle, see on täna ostetud. Ei olegi veel katsetada ka jõudnud, oli vaja kiiresti lihtsalt täis panna kraami ja igloo. Et tegelikult tegu on sellise auto külmutiga, mis siis kuni 20 kraadi lubab siis väliskeskkonna temperatuurist alla külmutada, et ta on siis elektritoitega. Selleks on mul EcoFlow akujaamad siin kuskil ka. Tuleb üles otsida. Kütus muruniiduki jaoks, siin tuleb vikatiga ka toimetada või siis selle heinatrimmeriga. Igatahes täna me ütleme siin. Homme läheme kuskil lõkkeplatsile juba ja vaatame, mõlemad telgid on ka kaasas, kas tipi läheb käiku või tavaline ja satikaid on ju kõvasti. No kuidas sääskedega ja tihudega on? Veel on hästi. Ma panin nii kurja nokamütsi endale pähe, et nad hakkavad ka eemal hoidma minust äkki. Väga hea nendele puusalihastele, kõhulihastele. Satikaid on täis kõik kohad. Kurat, lubas homsest vihma, juba sajab praegu vihma. Oi, seda elukest küll. Aga õnneks saab selle heinaniidukiga teha. No mis lugelemine see nüüd on? Oot. Puhkepaus. Naudin ka nüüd, et kõik, kes te teate, kes suvilasse või kuhugi niitma läheb, kui te ei oska nautida, mis iganes ilm on, siis kurat, ei õpige ära seda. Head janu siis. Mõnus. Kas te näete seda tihude parve ikka tema ümber? Proovin mitte mõelda nende peale. Siis on ilusam. Jah. Tuleb lihtsalt lülitada ennast välja, nautida oma külma jooki, kuulata linnulaulu. Näete seda virvendust siin? See on kõik tihud. Jah. Nüüd te vist näete ka, kui palju mul neid ümber on. Seiklus missugune. Et jah, veidi teistmoodi video teile sissejuhatuseks, aga no homme siis on plaan ikka minna kuskil lõkkeplatsile ja telkida ja nii et need vihmased ilmad oleme siis ikka looduses. Jube, no lihtsalt jube. Mind lihtsalt süüakse ära. No täiesti hullumeelne. Kui palju neid on. See on issand jumal. Ma ütlen, sääsed pole nende kõrval mitte midagi.
puhas õnnistus, kui tuleks ka mõni sääsk. Aga no neid ei ole. Nende jaoks ei ole ruumi. Kõik on kihulasi täis. See on täiesti hull värk. Mõtle, see ei kannata olla õues. See on teatud aeg siin maal. No siin ei saa lihtsalt olla. See on see jaanipäev aeg. Me oleme siin maal olnud niimoodi, et jaanituli põleb ja kõik passivad toas, vaatavad läbi akna tuld. No kurat, no mis jaanipäev see on? Täitsa lõpp. Vast homme on metsas vähem. Vot, hommik on käes. Õhtul seal eile enam midagi väga filmita ei olnud. Siin näitan seda, et sajab. Lubas, hakkas öösel kell 2, siiamaani kell on 9 juba hommikul ja muudkui sajab ja sajab. Ja ei teagi. Täna tahaksime ikka minna siit loodusesse ka nüüd telkima, et kõik see varustus on ju selleks kaasa võetud. Et vast annab järele. Õnneks sai suurem osa läbi nülitud. Ideaalis tahaks veel lasta muidugi tavalise niidukiga üle madalamaks, aga noh, sellise märjaga ja vihmaga ei saa ju. Aga proovime siis natukene spinninguga ka püüdmist, ega see olemine kaua ei lase. Sätikad on ikka nii õele, et kogu päeva siin, et no mis sa teed. Aga panin praegu siis roova balandi otsa. Minul siin Võhandu jõgi ei voola, aga voolab siis Rannapungere jõgi. Praegu ta on natuke tiba kõrgem. No, vaatame. Siin peab muidugi oskuslikult viskama, et kui ma teise poole kallast loobin, ega ma kätte ei saa, mul ei lähe siit midagi üle. Ja roova balant sellepärast, et siin on päris heinane. Seda kogemust on küll. Et peaks ikka sellega proovima. Mõistlikum. Ilgelt palju kihulasi, tihulasi. Kuidas kes iganes neid soovib nimetada, aga see on ikka jube. Aknaklaas on ka nagu surnuaed. Ma saan aru, välispind on niiske, märg ja kõik need kihulased, kes siia nüüd vastu lendavad, siis nad enamalt siia ka jäävad. Väga hirmus lõpp. Nii et minu autost on saanud üks suur surmalõks. Nii, nüüd on lugu selline, et loomulikult saab vihma. Me oleme nüüd ikkagi autos ja stardivalmis. Mõtlesime, et läheme ka korra siis kukeseeni vaatama, aga sellise vihma ja plögaga ei viitsi. Ja ma arvan, et siin nüüd selle video lõpetamegi, et oli nüüd selline vahelduslik talguvideo. Ja nüüd ega meil seiklus jätkub, meie läheme otsima nüüd selle vihmaga ühte mõnusat lõkkeplatsi, kus me siis võib-olla 1-2 ööd oleme tipitelgiga. Ja see kõik on nüüd muidugi järgmise video teema. On ju? Ja nii et kes veel seda kanalit ei jälgi, pange subscribe telli, hakake jälgima, olete hästi kursis meie tegemistega ja liikmetele ka või nii-öelda, kes soovib meid toetada, siis liituge nupu kaudu saate näiteks 3-eurose kuumaksuga hakata meie toetajaks ja tänutäheks avaldame sinna ka igasugu vahvaid videosid. Noh, näiteks üks vahva kohvikute päeva video sai sinna hiljuti ja sinna on veel jõudmas lennupäevade video, nii et on mida võib-olla huvi ka vaadata ja kõike muud ka muidugi, siin nippe, trikke, õpetusi ja varustust ja muid hetki ka. Vot. Nii, aga nüüd varsti näeme jälle ja me läheme nüüd sõitu. Tšau!